Umbes 1,5 aastat tagasi otsustas minu praeguseks eksabikaasa päevapealt meie suhte ära lõpetada. Enne seda olime me mõned aastad tagasi kolinud koos Hollandisse, mina olin Eestis oma töö ära lõpetanud, me olime saanud lapse, meie laps oli selleks hetkeks alla 3 aasta vana, nii et mina olin suuresti olnud nii välismaal ära kui lapsega kodus. Väga suur osa meie sissetulekutest tuli minu abikaasa poolt. Õnneks olin ma natukene enne seda just tegelikult hakanud naasema nii-öelda oma töö tegemisse, aga ma ei olnud seal täielikult sees. Ja ühel päeval kogu su maailm kukub kokku. Mis siis edasi teha? Mina otsustasin sellel hetkel aja maha võtta ja kolida 1,5 aastaks oma ema juurde. Õnneks mul oli see koht, kuhu minna. Ma hakkasin märkama sealt ühte väga huvitavat fenomeni. Ja nimelt seda, et mida rohkem ma lõdvestusin, mida rohkem ma lõõgastusin, tegelesin iseendaga ehk hoolitsesin iseenda eest. Käisin massaažides, käisin rannas, olin lapsega. Mida paremini ma ennast tundsin, seda paremini hakkasid minu tööasjad minema. Seda rohkem tuli mulle kliente, seda rohkem hakkas minu loovus voolama ja üldse sellel perioodil kogu minu olemus või süsteem sai minna järgmisele tasandile, sest ma võtsin hetkeks aja maha. Mida rohkem me pinges oleme, seda raskem tegelikult on meil luua raha. Ja me ei näe võimalusi, me ei märka enda ümber uusi ideid. Nii et väga oluline tegelikult selle juures, et luua endale rahalist vabadust ja edu, on hoolitseda iseenda eest. Rahapäeval naistele 16. novembril räägin ma sulle natuke rohkem seda kõike lahti, et kuidas ma seda tegin, millised muutused need minu ellu tõid ja kuidas sina saad ka seda kõike teha isegi siis, kui sa arvad, et sul ei ole üldse aega või sul on väikesed lapsed või sul ei ole raha või mis iganes. Mina olen praegu 3 lapse üksikema ja ma ikka kõikide nende asjade juurest leian aega, et tegeleda iseendaga, sest see peab olema meie prioriteet.